tere, mina olen Magne Kostebi Action Gamesist. Räägin teile täna sport paintballi reeglitest. Kuna reegleid on väga palju, neid on umbes 30 A4 lehekülge, siis ma püüan selle hästi lühidalt ja lihtsalt kokku võtta. Kõigepealt mängu põhimõte praegu võistlustel on üldiselt jõuda vastasvõistkonna baasini ja selle baasi peal vajutada nuppu, mille tulemusena siis aeg läheb korraks seisma, nagu umbes malekella peal. Kuid selleks, et sinna jõuda, on vaja rida muid asju teha. Kõigepealt võistkond on 5-liikmeline. Ettevalmistus on hästi oluline, kogu meeskond valmistamist ette. Enne väljakule minekut kindlasti peab olema peas maskid, kõik muu varustus üle kontrollitud. Kui juba minnakse väljakule, minnakse stardibaasi. Kogu meeskond peab siis 5 liiget peavad mahtuma selle bänneri juurde ja mängu alguses kõikide võistkonna liikmete relvatorud peavad puudutama bännerit. Mis asendis see siin bänneri juures pole oluline. Kohtunikud jälgivad seda, et relvatoru on bänneri vastas. Enne avasignaali seda torusid vastast ära võtta ei tohi. Tavaliselt on väljakul kell, kus sa näed need numbrid jooksmas, antakse eelkäskus 10 sekundit ja jõuad juba jälgida 10, 9, 8 ja nii edasi. Ehk siis nagu sprinteri start. Kui käib avasignaal, siis kõik on juba valmis ja juba kiirelt torud vastase poole liigutakse edasi kokkulepitud varjendite taha. Mängu plaan või strateegia tiimis on väga oluline, et igal tiimiliikmel on oma ülesanne ja oma ülesannet tuleb igal juhul täita. See, mis on kokku lepitud enne starti, kes kuhu jookseb, kes mida teeb, mis edasi toimub, see tiimis peab igal juhul toimuma. Kui mingi asi kuskil jääb tegemata, siis võiduvõimalused juba oluliselt vähenevad. Ja seda treeningutel me siis teemegi, et seda meisterlikkust saavutada, et on mitu erinevat mänguversiooni. Kui üks variant ei toimi, karjutakse kiiresti teistele infot, et millise mänguvariandi peale läheme, millist strateegiat kasutame, kes katab, kes kuhu edasi, millisest nurgast avada. Üldiselt on vaja leida vastasvõistkonna nõrk koht. Kusagilt tuleb mäng avada, ehk siis mõni mängija vastastel tuleb välja saada, sellest küljest kiiresti edasi liikuma, selleks, et see oleks võimalik, peab info kiiresti liikuma, kiiresti tuleb katetuld anda ja nii edasi. Kui jõuad kuskil järjest edasi, puhastatakse vastasvõistkonna väljak mängijatest, vajutatakse nuppu, mäng tehtud. Siis on hetkeks hingetõmbeaeg ja alustatakse otsast peale. Loomulikult üks võit ei ole tänapäeval midagi. Et väga tihti tulevad võistkonnad välja ka 5-0 kaotusseisust ja pärast võidavad hoopis 7-5. Nii et tiimi selline psühholoogiline valmisolek selles mängus on väga-väga oluline, sest meeskond peab olema nagu üks tervik. Rohkem paintballist juba järgmistes klippides. Mina olen Magne Kostebi, Eesti Paintballi klubi.